kuidas enda sõrmekiirust paremaks saada nii vasakus kui paremas käes, ehk siis see koostöö ja samal ajal ka vähese vaevaga saada ennast kordamööda mängima. Väga tihti meie kiirus on seal taga, et sa mängitakse ühe sõrmega või siis teise sõrmega ehk siis I või M-iga hästi tihti. Ja siis tekib selline kramp siia paremasse kätte ja kiirusel on lagi ees. No, ühe jalaga ei ole võimalik hüpata kiiremini kui kahe jalaga. Ühe jalaga hüpates oled sa ainult siis kiirem, kui sa kahe jalaga kõndida ei oska ega joosta. Ehk siis kui sa oled harjunud ainult ühe sõrmega mängima, ehk siis sa ei ole harjutanud ennast mängima kahe sõrmega, siis tõepoolest alguses tuleb käia sealt nagu väiksest nii-öelda madalseisust läbi, et õppida see uus kordamööda mäng sisse ja siis tegelikult sa jõuad väga-väga kiirelt sellest ühe sõrmega mängimise maksimumkiirusest edasi. Ja kuidas seda on hea teha? Minu soovitus on enne teha seda, mis oli meil käega viipamise liigutus, sinna otsa need ta, titid, tiridirid. No ma teen ühe ette näiteks teisel keelel. Ta, 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 titi, enne mängid need ette, siin juba treenid seda, et ta jookseb kordamööda. Ja siis võtad vasaku käe juurde. Meil on, minu meelest nad on mingisuguste Patricku kiirusharjutuste nime all. On videod täitsa olemas. Üks on siis selline, kus lähed ülevalt alla, teine on alt üles. Ja ma igaks juhuks seletan ta siin veel üle. On ülevalt alla, võtan 5. positsiooni, ehk siis esimene sõrm on 5. vahes. Ja hakkan ülevalt alla. Pöial teisel. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, kahe kaupa nüüd. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, nüüd ühe kaupa. 1, 1, 1, 1 ja maandun järgmisele. 4 kaupa praegu. 2 kaupa. 1 kaupa. Ja 3. keel kohe maandun. Ja siit edasi võid minna, aga ei pea, sest parasjagu tuleb harjutusi teha niimoodi, et sa jaksad neid alati teha, mitte ainult ühel korral, sest kui harjutusi teha pikema aja vältel harjutuskordade algusesse, ainult siis on neist päriselt kasu. Nüüd jõudsid siia ära, nüüd teed vastupidi, alt üles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja see kiirus, millega sa mängid, alguses võta selline rahulik, et see harjutus ära õppida, kui sa seda varem mänginud ei ole. Ja siis, kui see harjutus saab juba tuttavaks, siis võta kiiruseks see, mis sa siin eelmises harjutuses tiri-tiridena mängisid. Ta, ta, titi, tiri-tiri, tiri-tiri. Ja nii edasi. Ja nüüd võta pill välja endal, kui sul veel ei ole. Teeme koos üle selle ühe korra. Muidugi rahuliku tempo. Selline valmis, 1 ja. Nii, ootan su järele. Oled valmis teisel keelel mängima ja lähme koos. 1 ja. Valmis, 3. keel koos. Ja. Võid minna edasi. Praegu lähme üles tagasi. Nüüd hakkad tagurpidi üles liikuma. 1, 2, 3, 4. Ja mängides siis ära selliseid pause tee, nagu ma praegu tegin. Alguses lihtsalt, kui ma seda harjutust olen õpetanud, siis tavaliselt esimesel läbimängul see keelevahetus võtab palju aega ja see mõtlemine ja siis harjub sisse ja siis läheb hops järjest juba. Nii, alt üles, 5. positsioon, hakkame pihta. 1 ja.
ja. Tahad harjutada oma sõrmede asetust, võid jätta kõik peale, aga ei pea. Alguses õpi harjutus selgeks ja siis võid teha raskemaks enda jaoks selle harjutuse. Kena. Ja saidki oma kiirust ja sõrmede koostööd treenida. Head harjutamist!